Aga võib-olla siis võikski küsida, tegelikult võib-olla oleks võinud istuda niimoodi või kui ma paluksin teil istuda nüüd niimoodi, et kuidas see ärianalüüs ja kogu see protsess, kui kellelgi tuleb see idee, siin on sellest täna räägitud ka, et kus see kõik nagu pihta hakkab, siis ütleme, et seal on algus ja siin on lõpp, siis kuidas te istuksite? Sina oled valesti. Mina olen õieti. Ja mina olen valesti. Sinust hakkab pihta. Mina peaks olema seal, kus Kerli istub, ma arvan äkki. Nii, aga siis istuge palun. Kerli peaks äkki siin istuma, jah. Meil on näed esimene mäng, leia omale tool. Nüüd on asi kohe klaarim. Näed, palju. Vot, niimoodi. Aga siis hakkakski otsast tulema, et nüüd natukene me saime aru, kuidas TEHIK seda ärianalüüsi siin teeb või vähemalt proovib teha või milliseid uusi meetodeid nad katsetavad. Ja siin hommikul ka Ott andis mitmeid selliseid ideid, et milline see ülesande püstitus peaks olema selleks, et arendaja lõpuks üleüldse aru saaks, mida ta peab arendama ja mis asi siis lõpuks valmis peab saama. Et hakkame otsast tulema. Kuidas need uued lahendused sünnivad? Sinul tuleb idee siis ja kuidas asi seal edasi liigub? No, tegelikult minul ei tule idee, vaid Vabariigi valitsusel tuleb tööplaan ja siis seda tuleb täita. Ja seal on väga sellised jäigad tähtajad ja need tuleb siis kuidagi üle elada ja eelnõud tuleb välja saata ja seal sa pead ju mõtlema, et mis see kõik maksab. Et sa teed seaduse eelnõu, kooskõlastad ära, aga majast ei lähe see enne välja, kui on seal hinnalipik küljes, et mis see siis maksab ja see ärianalüüs võib-olla tuleb hiljem. Et ma ise olen oma peas mõelnud, et kas see peaks idee poolest ja ideaalis olema varem, et siis saaks seda hinnalipikut nagu täpsemaks teha ja tööplaani täpsemalt planeerida või mitte, aga ma ei ole jõudnud sellele veel nagu sellist vastust, et mis on päris õige. Et nii ta hakkab pihta, et me teeme eelnõu, see läheb, võetakse vastu ja siis tuleb kõik need ühesõnaga IT-lahendused, rakendamine ja siis läheb pall üle nii-öelda TEHIK-ule. Aga omanikuks jääb ikka ministeerium. Aga sa ütlesid, et tuleb üle elada. Et see on selles mõttes, et ikkagi valitsus kuskil midagi otsustab, midagi kuskil mingi äge asi, me teeme kõike siin paremaks, ja teie siis hoiate kõik peast kinni, et nii, aga aega meil on selleks täpselt liiga vähe ja raha ka nagu piisavalt ei ole. Raha ei ole üldse, et ajab natuke nutma ka ikka vahepeal, jah? Ei no, ametnik ei nuta, ametnik leiab loovalt lahenduse. Aga no ütleme, et selle konkreetse elulõpu tahteavaldusega oli küll niimoodi, et seda oli hästi pikalt tehtud ja eelnõu tegelikult läks välja nii, et meil ei olnud rahastust, aga kuna see oli Vabariigi valitsuse väga-väga suur mitte probleem, vaid prioriteet, siis tegelikult sinna leiti ka lisaraha. Ja tänu sellele võib-olla need asjad nagu sujusid kenamini kui võib-olla mõned teised projektid. Nii, ja siis esimene samm on tehtud ja siis hakkab Külli tegutsema, jah? Ma tegelikult tegutsen natuke juba Pillega vist koos selles protsessis, aga meie probleemid hakkagi sellest pihta, et ega siis määrus on juba sellist 2A4, eks ole. Aga siis tuleb see nii-öelda tegelik elu sinna paika loksutada, ehk milline see teenus siis päriselt nii-öelda välja näeb. Tooge mõni konkreetne näide ka, et siis on nagu natuke võib-olla lihtsam rääkida. Mis sul eriti on meeldinud? Meeldinud. Või siis vastupidi? Et selles mõttes, et tegelikult ju ütleme suures sammus on see, et ka mina 2 aastat tagasi läksin Terviseametisse, meil on see medre. Ja siis mulle öeldakse, et mul on selleks aastaks 50 arendustundi jäänud, TEHIK kirjutab mulle. See ei ütle mulle mitte midagi, kui ma ausalt ütlen. See on nagu natuke rohkem kui 2 ööpäeva. Ma võin ta ju arvutada ööpäevadesse või veel mingitesse asjadesse ümber, aga sisuliselt see ei ütle mulle mitte midagi. Et ma tegelikult ei tea, mis väärtust ma sellega saan üldse luua. Et kas sa saad mingisuguse nupu valmis? Kas ma saan sellest? No jah, see nupunäide on alati lihtne, et keegi tahab mingit nuppu, eks ole, siis me hakkame hästi pingutama riigis, et kuidas seda nuppu tekitada. Et ma arvan, et see ei ole nagu isegi see küsimus, vaid see, et tegelikult me tahame saada, eks ole, toimivaid lahendusi ja tegelikult seda, mitte nüüd öelda seda, et teha midagi sellepärast, et Vabariigi valitsus tahab, vaid päriselt me teeme tegelikult Eesti inimeste jaoks ja me tahame saada toimivat lahendust. Ja vaata siin tuleb see nüüd see keerukus ja see, kus on see hästi suur tempo ja mitte see, et ei ole need asjad nagu läbi mõeldud, vaid ei ole olnud selleks aega piisavalt. Ja see tekitab selle keerukuse, sellepärast, et on juba hinda vaja, eks ole, ja siis on need samad 50 arendustundi, mida sul võib-olla on, eks ole, veel järgi. Ja siis öeldakse, et aga selle eest ei saa.
aga Et 50 tavaliselt- arendustundi liigume siin siis edasi Kerli juurde. Mis sellest saab? 50 arendustunniga ei saa väga palju. No kui ta selle medre nüüd sai endale, eks ole, ja teadis, et 50 tundi, et mis siis? no need numbrid on siin nagu sellised, noh, kuidas ma ütlen, niimoodi võetud, mitte niimoodi täpselt. No esiteks, kui meile nagu töö üle tuleb, et nagu Edvika siin ennem rääkis, et esimene asi, mida me nagu teeme, tegelikult enne seda, kui see päriselt tööks läheb, on veel niisugused nagu teostatavuse hindamised ja asjad ka, kus tehikut nii ministeeriumi kui teiste asutuste poolt siis kaasatakse, et kas üldse see idee on tehtav või mitte ja kui suure mahuga see võiks siis nagu olla arendatav. Et sellise esmase hindamise me alati teeme, seda on raske teha, sest üldiselt see on mingi pealkirja tasandil, et niisugune varasema kogemuse ja tunnetuse ja teiste sarnaste teenuste võrdluses seda üldiselt tehakse. Ja kui nüüd see idee otsustatakse päriselt teoks teha, noh praegu see juhtum, millega me siin alustasime, see, kus eelnõu valmis on, aga meil on tegelikult kahte pidi neid sisse tulevaid töid. Mõnel juhul on siis eelnõu olemas, millel me hakkame siis nagu tehnilist lahendust looma, aga meil tulevad ka selliseid töid arendusse, kus tegelikult veel õigusruumi ei ole. Et ongi ainult nagu soov või tahe või mingi idee, mis kas mingi probleem on vaja lahendada, mingi uus lahendus on vaja luua ja tegelikult koos selle arendusetapiga alles hakatakse õigusruumi looma sinna kõrvale. Et ja nagu ärianalüüs on meil igal juhul alati alguses ja kui sellest 50 tunnist rääkida, siis ma arvan, et selle eest võib-olla saabki lihtsalt hinnangu, kas see on üldse tehtav või mitte ja kõik. Et tegemiseni ju nagu väga ei jõua sellega. Et kui päriselt ikka on vaja midagi ära teha, siis on alguses kindlasti oluline panustadagi sellesse, et mida on siis vaja teha ja mida see lahendus endast peab kujutama ja siis saaks juba liikuda edasi nagu arenduse poolele ja süsteemi analüüsi. Kes selle asja niimoodi kompaktselt sõnastama peab, et see ülesande püstitus peab olema hästi selge, selge struktuuriga, tellija peab olema tugev. Me siit ka näeme tegelikult neid sõnu läbimõeldud. Miks? See kõige suurem küsimus, miks? Aga tundub, et selgus on see sõna, mis kõige suuremalt on siin praegu välja joonistunud. Et kuidas teieni see asi jõuab ja kas see teie jaoks on tollel hetkel enamasti piisavalt selge või nagu sa ise ütlesid, et palju on veel see väga toimumas? sõltub, ma arvan, meile jõuavad nii selge lähteülesandega töid, nagu seesama Peti näide, täna, kus eelnõu oli tegelikult kirjutatud, väga suur töö oli ette ära tehtud. Tegelikult see, mida soovitakse teha ja kes on osapooled või mis lahendust me nagu pakkuma hakkame, oli juba läbi mõeldud. Et ja sealt edasi oligi juba vaja nagu tehnilise lahenduse vaates vastata küsimusele, et kuidas me siis selle nagu üles ehitame, et mida see endast siis nagu pakkuma hakkab. Aga palju tuleb ka meile ikkagi nagu tööülesandeid nii, et meil on lihtsalt paar sõna, et ja siis me peame koos siis äritellijaga, loodetavasti on ta olemas, et see äriomanik, kui äriomanik on olemas, et siis temaga koos hakkame mõtestama, mida siis, kuidas seda tegelikult nagu lahendada. Väga huvitav, mis sa ütlesid, et loodetavasti on olemas äriomanik, et peab ju olema, aga sellega on siis segased lood natuke, jah? Vahel ikka on ja, et vahel see, kui meie paneeli pealkiri on ka, kuhu pall kukub, on ju, et alati ei ole väga selge, et kes on siis see äriline pool meil valitsusalas, kes vastab kõigile nende küsimustele, mida siis on vaja teha ja kuidas on vaja teha. Et kui tulevad ka nagu valitsuse tasandil ideed, siis tegelikult ju meil haldusalas ameteid ja asutusi mitmeid, siis nende vahel on see jagamine vaja teha, et kelle töölauale, kelle ülesandeks, kelle vastutusalasse see lõpuks jääb see teenus, et kes ka tulevikus vastutab selle eest, et see teenus jätkuvalt püsib üleval, töötab. Kui katki läheb, siis olete teie süüdi ju. Ma tahaks ikkagi loota, et keegi ei ole süüdi ja me ikkagi koos muretseme, et asjad töötaksid. Nii, ja siis on meil mees ja koer. Ettevõtted või siis natuke suuremad, nagu näiteks NetGrupp on ju, ülesanne jõuab lõpuks teie lauale. Ja ma näen, on ju, et sa oled selles mõttes, pakub see sulle sellist nagu tuge või rõõmu, et tehik on õigel teel, et see ülesande püstitus on järjest selgem ja täpsem, et mida teie tegelikult ootate ja mis on see reaalsus? Aitäh. Kõigepealt tahan öelda, mulle tundub 2 viimase esitluse puhul, et tegelikult on juba, ollakse väga õigel teel. Väga head esitlused. Väga head esitlused, aitäh. Ja väga tore on näha, et ka SKAIS-i projektis hakkab asi minema nagu väga heaks. Et mul on juba väga kõrged ootused. Et kui teil on hea kogemus, kindlasti tulge jagama teistesse projektidesse, et me ootaksime
ärianalüüsi sisendina või alguspunktina kindlasti väga head mõõdetavat eesmärki. Nagu ütleme, halb eesmärk on abstraktne, et digitaliseerime midagi. See ei ütle tegelikult väga, et kuidas me siis lõpuks rahul oleme, et kas me nüüd tegime hästi või halvasti. Kui see on mõõdetav, selge, kes saab kasu, millist kasu saab, kuidas seda kasu mõõdetakse, siis see läheb väga palju konkreetsemaks. Ütleme, muidu see jääb väga abstraktseks, et kui me räägime auto ostmisest, et mina tahan osta autot, mul oleks väga tore osta Ferrari näiteks, abstraktse mõttena superäge, aga kuidas ma sellega nagu poodi piima lähen ostma, kui tee on auguline või kas ma tahan selle hoolduse eest maksta, võib-olla tegelikult ei taha, võib-olla mulle piisab Volkswagen Polost ka, see on nagu täitsa okei. Et niipea, kui me räägime, mida ma tahan sellega teha, kuhu see peab minema, siis ta on konkreetne ja siis saab kohe hakata vaatama, kuidas ta siia nagu päris elusse tegelikult sobitub. Kuidas see reaalelu vastandub selle uue sooviga. Teine asi, mis on ka hästi oluline, mida me tegelikult ootame, on selge äriomanik. Et keegi, kes saab aru, miks seda tehakse, ja omab mingit selget huvi, et ta tahab saada seda eesmärki või seda tulemust nagu sealt kätte. Et kui need kaks asja on olemas, siis sealt edasi on juba märksa lihtsam. Kas see sõnastamine peaks toimuma siis seal teises otsas ja see selles mõttes ülesande püstitus ja kõik see miks ja kuidas ja kuhu me tahame jõuda? Ideaalis küll. Ideaalis võiks olla nii, et kui tekib soov midagi uurida, mingit uut protsessi teha, mingit muudatust ellu viia, sest seal võiks olla mingisugune oodatav kasu või mingisugune, ma ei tea, ütleme negatiivne tagajärg, kui seda ei tehta. See on ka juba nagu väga okei. Ja siis peaks olema keegi, kes on asjast huvitatud ja teab seda valdkonda või mingi rühm inimesi, loodetavasti mitte 20 inimest korraga, kes siis saavad aru, miks nad seda tahavad ja kuidas nad seda tahavad. Kas te saate Sotsiaalministeeriumis aru? Loomulikult, jah. Mina saan ka. Aga võtame mingi konkreetse näite, et millega teie olete ka näiteks seotud olnud, et kuidas need asjad käisid või mingi asi, mis praegu töös on näiteks? Aga kõige paremini võib-olla see iseloomustabki see elulõpu tahteavaldus, et seal on väga konkreetne tähtaeg, kõik saavad aru, et see tuleb ära teha. Seal on ka väga selge, mida me tahame teha. See on mõõdetav, eks ole, mis läheb paremaks, kui et kõik need head eeldused on olemas, et see muidugi saatan peitub detailides ja mina olen hakanud küsima alati, kui me midagi räägime, et mis see maksab? Et kui me räägime lahendustest, siis see Ferrari näide või see Volkswageni näide, et siis iga koosolek, kui mina küsin, et jah, teeme seda, aga kui see ei maksa 1 miljon, on, ma ei tea, kolleegid TEHIK-ust võivad kinnitada, et ma kogu aeg küsin. Ja kui see on, miks see on ka hea, on see, et see on Sotsiaalministeeriumi tööplaanis ja see on TEHIK-u tööplaanis ja ta on väga kõrgel mõlemal pool. Et kui see oleks nagu niimoodi, siis ilmselt või niimoodi, siis ei oleks nii hea koostöö, et kõik osapooled saavad aru lihtsalt, et mis on nende roll ja et see tuleb nagu ära teha. Kohe tuleb siit üks küsimus publikust, mis juba enne esitati, et mis just see selguse küsimus. Ma nüüd ei teagi, kellele ma suunan selle küsimuse, võib-olla siis kõigile, et kuidas plaanite tuua prioriteetide selguse spetsialistide tasandile need poisid ja tüdrukud, kes lõpuks peavad asjad päriselt valmis tegema. Et paraku ei saa hetkel küll nõustuda sellega, et prioriteedid on selged. Mis te kõik ütlete selle peale? Jah, on teemasid, kus ei ole üldse prioriteedid selged, aga on teatud teemad, kus on ja need lähevadki hästi ja need, kus ei ole prioriteedid selged, need ei lähe üldse hästi. Mis seal, too üks näide? No näiteks ütleme, et kui mingisugune eelnõu, mis vajab IT-lahendusi, on Sotsiaalministeeriumis ka selline, et kui jõuame, siis teeme ära. See list on nii pikk kindlasti. Pikem veel, aga oletame, et ja äriomanik oleks ka olemas ja sa tahaksid selle asja ära teha, sest sul on jaksus ära teha ja sa tead ka, kuidas seda võiks enam-vähem teha, aga siis selgub, et teisel osapoolel tegelikult
ei ole see üldse prioriteedis, on võib-olla 200. kohal, sellepärast et tal ongi tööplaanis palju rohkem asju ja katsu sa siis seda klapitada, et need teine osapool on siis TEHIK selles. No näiteks TEHIK või kui TEHIKus on mingi asi väga kõrgel kohal ja Sotsiaalministeeriumis madal või Terviseametis väga madalal või selgub, et oi, et kas see ka maksab või kui palju see maksab? 10 000 maksab. 10 000 jah, nagu, et ära midagi kunagi eelda, on ju, ja et alati ma küsin ka, et kui te teete eelnõud, kas te olete TEHIKuga rääkinud, et kas see on TEHIKu tööplaanist ja sa võid teha ideaalse eelnõu, sa võid isegi raha välja ajada, sa võid kõike teha, aga kui see ei ole TEHIKu tööplaanis, kui ei ole jaksu, siis noh, lihtsalt on tore, et sa tegid eelnõu. Kuidas see TEHIKu tööplaan siis sünnib ja kas ei tundu nagu loogiline, et need asjad võiks olla kõik kuidagi nagu süngitud, et me räägime siin Eesti tervisest ja heaolust? No lihtsalt teemasid on palju, mida on vaja ära teha lihtsalt. No, ühe jaoks on üks asi oluline, teise jaoks teine. Seda, kuidas ma ütlen, et need väga-väga suured teemad ongi kõik ühed, aga need, millel on võib-olla madalam prioriteet, et seal tekib, et kõigil on ju meil iga päev palju tööd. Eks. See on tõsi. Aga TEHIKu poole pealt, kuidas teie prioriteetide list paika loksub? No tegelikult ega me ise nagu neid prioriteete ei määra, need on ikkagi asutustega koostöös ja ennem tänase hommikupoolikul käis ka läbi, et meil on arenduskomisjon, kellega neid tegelikult määratakse ja tänu sellele, et meil on ka e-tervise rakenduskava nüüd tervisevaldkonna, siis tööd on ka tänu sellele saanud ka teatud prioriteedid, mis käis ka hommikul läbi muidugi, et prioriteet number 1 on seal rohkem kui üks rida, prioriteet 2 veel rohkem. Et võib-olla seal peaks nagu veel kord vaatama seda üle, et mis siis on tegelikult veel nendest see kõige olulisem. Aga mis teeb kindlasti selle prioriteetide seadmise ja tööplaani saamise keerukaks, ongi see, et meil on neid tellijaid TEHIKule või kliente TEHIKule tegelikult päris palju ja siis tulebki kõigi nendega siis arvestada. Et see ei ole ka nagu mõnes mõttes nagu aus, et siis me võtame ühe asutuse tööd kõik prioriteet number 1 ja siis teised jäävad sinna kuskile lõppu, et tuleb seda nagu ühisosa ja nagu läbirääkimisi pidada selleks, et kõigil oleks ikkagi võimalik enda nagu inimestele vajalikke teenuseid nagu ära teha, ja kindlasti määrab rolli see, et mis kasu ja väärtust loob, et kui on ikkagi kasulikumad inimesi rohkem toetavad või valdkonda rohkem toetavad tööd, siis nad võiksid olla prioriteetidega kõrgemal. Ülli, kuidas sulle tundub, kas Terviseamet saab piisavalt TEHIKu tähelepanu? Ei, muidugi saame. Aga ütleme selles mõttes, miks me oleme oma protsessides ka muutunud selliseks, et olla ka natukene nõudlikumad ja selles ootas, et ootus on ka see, et olla, tegelikult see protsess oleks hästi läbipaistev. Et saaks nagu aru üksteisest rohkem ja oleks see partnerlus rohkem, et no selles mõttes me ajame tegelikult ühte asja ja sealt samas see prioriteetide seadmine on selles mõttes siuke hea, et ega noh, ütleme kõik, kui vaadata asutuste tulemuskaarte, eks ole, siis sa saad aru, et mida siis päriselt sellel aastal ära tehakse. Ja sealt saab väga hästi võib-olla indikatsiooni, et kus sina siis oma prioriteediga reaalselt oled. Aga väga tihti on tegelikult see, et inimesed ka vahetuvad asutustes ja sellega tegelikult läheb päris palju aega kaotsi, just sellepärast, et tegelikult on vaja teadmisi saada uutel inimestel, arusaamist, noh näiteks seesama Medrega me oleme ju väga palju kokku puutunud sellega, et teha see ka mõistetavaks, see on ka, kus me saame peeglisse vaadata, et me ei ole sellest ka ise liiga palju rääkinud, et aru saada, et see, et keegi tahab Medresse ligi saada, pannakse näiteks õigusloomesse või seadusesse kirja, et eks noh, see on see geeninõustaja näide, eks siis selgub, et Eestis on üks geeninõustaja, kes võiks sinna Medresse siis ligi saada, ta on täna seaduses kirjas juba ja see arendus maksab näiteks 50 000. Et noh, ja see ongi see küsimus, et mis väärtust me tegelikult loome ja kuidas me neid küsimusi ei oska siis küsida selles õiges ajaaknas. Et see on tegelikult lahendatav alternatiividega, mitte see, et tema ei peaks ligi saama, vaid see on alternatiivid on olemas selleks. Või et siis ka need julgemad lahendused, et öeldagi ka poliitikutele, et kuulge, et noh, hea küll, aga see maksabki päriselt nii palju. Ja kui me raha leiame, et siis me saame sellega edasi minna. Et võib-olla need on need kohad, aga lihtsalt selle Ferrarile ma tahaksin öelda, Ferrari ostmine jube keeruline. Ja see on pikk protsess ja see ei sõltunud, see ei tähenda seda, et sul on raha on olemas. Ja seal ikkagi valitakse ostjat, et võib-olla teinekord mingi näide teha lihtsam autoga. Et me ei suuda kõik mõelda Ferraride kategooriatest. Ja pluss see, et me oleme, mis mind ennast isiklikult häirib, et ma kogu aeg sörgin sabas. Ja ma tunnen kogu aeg, et ma olen tehniliselt võlgu.
et selles mõttes, et on mingid asjad, mis on vaja ära teha selleks, et asi püsiks püsti või toimiks ja sinna läheb liiga palju ressurssi, sa ei saa panna nagu arendusse neid mõtteid, ideid ja siis kui nad lõpuks jõuavad, ehk kuidas sellest a la hästi lihtne näide, et 100 eurost lõpuks jõuab arendusse, et seal neid kihte on nii palju, et lõpuks reaalarendusse jõuab, eks ole, mingi väga väike töö selle raha eest. Et võib-olla kui rohkem panna selle peale, et mitte nendes arendustundides, vaid just see, et meil on vaja saada näiteks mingit väärtust hakata looma selle sama vedrega, et näiteks, et me tahame, et andmed kõik on seal kvaliteetsed, mis ei tähenda seda, et kui on halvad andmed, eks ole, et me teeme ägeda infosüsteemi, andmed muutuvad kohe kvaliteetseks, eks ole, seda asja ei juhtu. Aga me saame midagi teha, et võtta nagu fookusesse need asjad, et mis on päriselt nagu vajalikud. Et see selline nii-öelda, et need jõuaks sellest nagu, et ühte nuppu on vaja kuskile, et sellest võiks nagu välja kasvada. Ja tegelikult tahaks töötada niimoodi, et ei peaks neid tunde lugema otseselt või? Jaa, mina ei tahaks üldse neid tunde lugeda, ma saan aru, et seal on nagu hinnakujundus taga nii-öelda selline, eks ole, et ja see mõtteviis ongi hästi juurdunud, et teil on nii palju arendustunde ja siis me hakkame neid nagu sinna arvutama. Aga ma ütlen ausalt, mind isiklikult üldse ei huvita. Et mul täitsa ükskõik, kas see võtab 1 tunni või 15 tundi või 150 tundi. Ma tahan tegelikult seda väärtust saada. Vahur, kuidas te panete paika selle, et kui palju ühe või teise peale kulub? Teie jaoks ju kindlasti on need tunnid väga oluline selline arvestus. See on sama nagu nendes advokaadibüroodes. Jaa, ikka. Või ma tahaks loota, et me oleme ikkagi paindlikud oma hinnastamis- ja tundide määramise nagu strateegias. Aga hinnad pannakse paika väga suuresti selle järgi, et mida tellitakse, mis on juba olemas. See olemasolev kontekst on tegelikult see, mis tekitab hästi palju keerukust. Et siin on minu meelest sõnapilvest ja mujalt ka läbi käinud see küsimus, et miks see kõik on nii raske, miks see võtab nii palju aega. Ja minu meelest siin on nagu see asi, mida ei tohi ära unustada, on see, et meil tegelikult Eestis on toimunud tiigrihüpe, et meil oli see ilus roadmap, mida näidati ka, mida vist esimene päeva esitlus tõi välja, et meil on e-riik ja digiriik ja siis lõpuks on agentriik. Aga mida see toob kaasa endaga on see, et meil on mingi olemasolev kontekst, kuhu peab looma nüüd uusi asju sisse. See ei ole enam niimoodi, et me võtame nüüd uue asja ja paneme nüüd nagu tühjusesse seisma ja siis nii ongi. Ei ole, ta peab sobituma heal juhul 10 erineva asjaga, mis juba on olemas ja ta peab nendega nagu hästi koos töötama ja siis on sellest kõigil kasu ja ta ei jää jalgu ja töötab. Aga iga asjaga sobitamine on mingisugune töö, seal on mingi hulk vaja nagu selgust luua ehk siis välja uurida ja siis on vaja see töö ära ka teha. See kõik on niimoodi vaikselt akkumuleerub ja siis nendest väikestest asjadest tegelikult väga tihti tulebki see tundide arv, et kui see nagu lahti lüüa nagu tükkideks, siis see ongi väga detailne ja seal ongi väga palju erinevaid asju, et see keerukus paraku on kõrge. Vaat siin on publiku seast hea küsimus kohe, mis haakub. Miks ei konsulteerita tööde maksumuse osas tehikuga? Peti osas ju küsiti raha, mida ei saadud, sest oli alaeelarvestatud. Ehk miks ennustatakse õunte pealt? See on vist küsimus siis Sotsiaalministeeriumile. Jah, see on nüüd nagu see Avemega nali, et tegelikult ma ei nõustu sellega, et Peti osas me küsisime täpselt selle summa, mis me ka enne tehikuga rääkisime, et ju see tõde on seal kuskil vahepeal, et võib-olla see keerukus ja skoobi teema, et me ei taha nõustuda sellega, et Peti osas ei räägitud läbi, et mis eelarved ja mis need on. Aga siis teine küsimus veel sulle, et kas ei peaks Sotsiaalministeerium ainsa valdkonna ministeeriumina kõigi asutuste prioriteete paika panema? Et siin kõlas see ka, et igaühel on omad prioriteedid, vahepeal midagi läheb kokku ka, aga et mis see selline nii-öelda suur master prioriteetide fail on? Ma usun, et seda ikka püütakse teha ju kogu aeg, et järjest paremaks läheb, et eks me kasvame ja areneme, et see on ju see eesmärk, et lihtsalt, et kõigil oleks ühed asjad ja me saaksimegi nagu asutuse üleselt teha, et see on ju ka see teenusjuhtimise põhimõte, eks ole, et eks me liigume sinna suunas, et võib-olla lihtsalt on natukene aega vaja, et see kõik nii-öelda käima hästi just. Et Vahur, sa meid see paneeli ettevalmistaval vestlusel ka ütlesid, et alati on kuskil mingi selline Exceli fail, kus on nagu lõputult häid ideid. Et kuidas siis neid järjekorda panna, et milline on parem, milline on vajalikum, milline loob suuremat muutust? Seda tahate teie teada, et kust esimesena pihta hakata? Ütleme nii, et klassikaliselt äriettevõtetes tehakse arendust
komisjoni siis, ütleme siis nagu TEHIK-us tehakse väga lihtsasti, võetakse kulu ja tulu, on ju, et meil on mingisugune kulu ja läheb, noh, kui palju see tulu tuleb. Tervishoius see keerukus on selle võrra suurem, et see tulu ja kulu, noh, kulu on võib-olla rahas mõõdetav, aga tulu on võib-olla mõõdetav näiteks inimeludes, võib-olla aastates, mida keegi saab juurde, võib-olla arsti töötundides, võib-olla mingi kombinatsioon nendest asjadest, et seda hinnata on nagu noh, väga raske, et teha neid otsuseid, et okei, et me nüüd 50 elu päästmise asemel päästame 100, aga need 50, las nad siis tulevad, nende järgkordades tuleb. Noh, see ongi nagu hästi keeruline. Ma usun, et võti on selles, et hakata ikkagi nagu sisulist kasu nagu kodanikule hindama või siis ka nagu kliinilisele personalile, et milline kasu on neil, kus see kokkuhoid tuleb või kust tuleb see efektiivsus näiteks. Et kui need panna, mingid väga konkreetsemad meetrikad külge panna, siis sealt võiks tekkida natuke parem pingerida. Selle negatiivne külg on see, et kui mõni projekt on, ütleme, tähtis poliitilistel põhjustel, siis seal ei tule väga head meetrikad külge. Ja siis tekib võib-olla, ütleme, delikaatne olukord, et keegi väga soovib mingit eelnõud, mingit projekti, mingit asja, aga need meetrikad ütlevad, et võib-olla see ei ole kõige prioriteetsem projekt. Mis me siis teeme? Ma ei tea, kui palju selliseid olukordi reaalelus ette tuleb, nendes tubades ma ei ole käinud, aga ma kujutan, et see ei ole nagu lihtne. No, sul on kohe midagi öelda, ma näen. et mis siis nendest tubadest toimub ja kuidas te neid otsuseid teete? Ikka tuleb selliseid olukordi ette, et selles mõttes ma täiesti olen nõus Vahuriga, mis Vahur rääkis, et mille järgi võiks prioriteete seada, et me peaksime seda nagu kuidagi, meil ei ole jah nagu tulu selles mõttes rahalises vaates selles valdkonnas, kuigi seda saab ka nii mõtta, et kui me hoiame kuskil midagi kokku, siis see on ka justkui tulu, on ju. Et see meetrika, ma arvan, et ongi see, mis vajab veel nagu sellist paika loksutamist, et kuidas me seda siis tulu nagu hindame ja paratamatult on ka need poliitilised soovid, millega tuleb arvestada, et võib-olla neile tuleks lihtsalt jätta oma mingi aeg, nagu kui palju me nendega jõuame tegeleda, ülejäänud aja tegeleme siis sellega, mis tulu loob. Et see on keeruline küsimus. Kas vastab tõele, et meil on ainult 3 minutit jäänud veel vestelda, et vist vastab, siis tuleb hakata otsad kokku tõmbama. Ja ma mõtlesin, ma küsin ühe hea küsimuse, mis mulle väga meeldis seal slaidos, mis tuli juba siin varem sisse, aga minu meelest see sobiks siia praeguse paneeli lõppu ka kõik väga hästi. Ja võib-olla hakkame siis vastamist pihta siit poolt, et mis peaks juhtuma, et laval olijad õndsaks saaks? Õndsaks? No mõtleme siis tööalaselt ikkagi. Tööalaselt. Okei. Aitäh, väga hea täpsustus. Tööalaselt õndsaks. No kui saaks luua tähendusrikkaid lahendusi, aga niimoodi äriomanikele, kes teavad, mida nad tahavad, hästi eesmärgistatud ja nagu näha, kuidas me täidame neid eesmärke, neid päris ärieesmärke nende projektidega, ma arvan, et siis ärianalüütikud oleksid väga õndsad. Väga lihtne ju. Nii, kas seda saab pakkuda neile? Mis sind õndsaks teeks, mis TEHIK-ut õndsaks teeks? Ja ma arvan, et kindlasti see koostöö oleks see, et kui koostöö toimiks hästi, et me töötame nagu koos ühise eesmärgi nimel, et nagu ma arvan, selles mõttes näiteks sama PET, mis täna on palju läbi käinud, on väga hea näide ja neid näiteid on tegelikult rohkem, et kus kuigi me oleme erinevad asutused, aga meil on ühine eesmärk, et ja kui me päriselt toimetame koos, kõik täidavad enda rolle, mis nende ülesanded on, siis ma arvan, et on kõik õnnelikumad. No, mina unistan sellest, et on tõesti, et ei oleks neid liiga kiireid eelnõusid. Et päriselt me mõtleks läbi selle protsessiga sellel spetsialisti tasandil. Ja et meil oleks selleks aega. Et see oleks ma arvan, hea unistus ja sellest võidaks kõik. Et võib-olla Vabariigi Valitsuse plaan ei võida sellest, aga inimesed küll võidaks. Ville? Ja, Külli võttis mul sõnad suust, et ma tahaks ka, et asjad oleks läbi mõeldud ja just nimelt, kuidas ma ütlen, seal kõige madalamal tasemel, et me täpselt teame, mida me teeme ja mis on see eesmärk ja et me kaasame, kuidas ma siis ütlen, kohe kaasame partnereid, mitte nii, et eelnõu on valmis ja siis osapool vaatab, et oi, aga see ei ole üldse teostatav. Et mitte raisata aega, et lihtsalt see koostöö ja läbimõtlemine on, et see teeks mu õnnelik. Kõige kehva variant on see, kui koodikirjutaja ütleb, et kuulge, seda küll ei saa teha. Et ja siis seal on suur eelnõu taga ja et kõik ootavad suurt muutust.
või saab, aga maksab miljon. koodikirjutaja käest minema küsima, et kas see üleüldse on nagu tehniliselt tehtav. Absoluutselt ja vot see on see, noh, tegelikult ongi see niisugune, kuidas ma ütlen, see magic koht, et mida peaks suutma teha, et noh, võib-olla meie õigusloome üldse me peaks mõtlema, et kas me peaksime hakkama looma teistmoodi, kui me siiamaani oleme teinud. Et võib-olla mõelda see protsess läbi, et kuidas me jõuaksime sinna, et mitte me ei hakka seda määrust rakendama hirmsasti kõik nigipull otsa ees, vaid et me tegelikult hakkame seda nagu looma juba siin selle spetsialisti tasandil. Aga päris hea mõte ju, millega lõpetada tegelikult see meie väikene jutuajamine siin. Aitäh teile, Vahur, Pille, Külli ja Kerli. Ma arvan, et siin on aplaus kohane. Ja küllap see läbi praktika ju lõppude lõpuks paremaks ka läheb, on ju, et siin juba häid näiteid on kõlanud ka. Aitäh teile, saate kingikotikesed ka.